tere hommikust! Nii, nagu ma näen lehvitusest Liinalt ja Reelikalt, olen ma ilusti kuuldel. Väga tore, kaks naist alati, kes on videopildis olemas, on Reelika ja Liina. Nii, Heleri on ka liitunud, väga tore, et kes veel saab ja tahab, pange kaamera sisse. Ja rääkige kindlasti kaasa, kas siis helis või siin kõrval chatis, mul on alati see chat lahti. Et kes ei saa rääkida ja mikrofoni lahti teha, siis kirjutage chati, et ma saaks ilusti teie tagasisidet, teie arvamusi ja et selle vestluse hommiku lõpus ma saaksin siis aktiivsele osalejale väikse kingituse välja loosida. Ma loodan, et meid veel liitub siin, aga tänaseks teemaks on meil siis korrastamine. Et kui eelmine kord läks põhirõhk koristamise peale ja kuidagi ma ise ka näen enda Instagramist, et pigem on see koristamine see teema, mida inimesed tahavad rohkem arutada, siis ma mõtlesin, et täna keskenduks korrastamisele, et see on kuidagi niimoodi soiku jäänud. Aga ma tean, et Reelik on olnud minu korrastuskursusel, tema elu on tohutult korda loodud, on ju, kõik on korras, Reelika, ma eeldan, et Heleri, Liina, siin on veel Merle, Maris, Keitlin, kui ma ütlen õigesti, andke ka märku, kuidas teil korrastamisega lood on, kas on korras, ei ole, mis vajab korrastamist, mis võib-olla tekitab muret või probleemi. Et kes saab, võib avada mikrofoni, kes ei saa, võib kirjutada chati, et ma ootan niisugust tagasisidet. Kas on mingi kindel murekoht või on kõik korras? Et kas me saame mingil teemal ka siis teie nii-öelda teemal rääkida täna? Või kuidas, Heleri, on sul kõik korras? Mul on ja ei ole selles mõttes, et me oleme aasta aega nii-öelda kolinud, me renoveerime maja ja ma hetkel elan vanematega, nii et mul on kõik korras, nad on kastides, aga selles mõttes mul ei ole midagi korras. Aga see on juba pool võitu selles mõttes, et kui sa oled nagu kolimise selles protsessis sees, siis ma soovitan küll seda, et ära nagu koli ühest kohast teise, ei võta kohe kastidest asju välja, onju. Et võtad nagu kast kasti haaval, sest et kui sa tekitad endale kohe kuskile kolides selle segaduse, ehk siis sa võtad kõik asjad välja, siis on nagu hästi stressirohke. Ja selles mõttes, et noh, meil on mõned mööbliasjad, aga me oleme suhteliselt nullist, et selles mõttes ongi hea, aga ja mis on ka hea, on see, et ma hakkan oma köögikappe, koridorikappe, kõiki asju nullist disainima. ja siin ahah, tegelikult oligi küsimus nagu ka see koridori kappide osas, et mul on nagu päris suur koridor, kuhu tuleb eraldi tuleb noh, koristuskapp mingite käterättide asjade jaoks, aga nagu riiete ja jalanõude jaoks mul on mõeldud siis nagu umbes neli siis nagu pikka suurt boksi IKEA oma on ja Maasani. Ja et sinna on mõeldud siis nagu tehnilised talveriided, talvejalanõud, suveasjad kõik. aga ma tahaks küsida, et kas ma peaks eelistama, ütleme siis nagu riiete jaoks nagu neid sahtleid, mis välja käivad või mulle endale kuidagi meeldiks rohkem korvid, mida saab välja tõmmata, aga ma ei tea, kumba nagu eelistada või et kui sina saaksid nullist oma garderoobi kapid ja kõik süsteemi nagu disainida, et mis on need punktid, mida nagu tähele panna või teha, et nagu selles mõttes meil koridoriks nagu ruumi on õnneks. see on ülisuper, et sa saad praegult ise nullist mööbli disainida, luua, ehk sa saad maksimaalselt ruumi ära kasutada. Ja väga hea, et sa seda küsisid. Mm, ma ütlen ära kõigepealt selle, et ei ole seda ühte ainuõiget viisi, on ju, on see viis ja süsteem, mis sulle endale meeldib ja sobib. Aga kui sa juba hakkasid rääkima garderoob, siis ma kohe tuli see, et no, 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 et mina ei ole see korvsahtlite fänn, mulle absoluutselt need korvid ei meeldi. Siin Ragnaril on ka meil esikus on 4 korvi, aga nad ei ole lihtsalt minu jaoks praktilised, sest et esiteks nad paistavad läbi, on ju, mis tähendab seda minu jaoks, et sinna tekib tolm nendele riietele, kui nad seal on, ühesõnaga, ja neil ma ei saa nagu seal neid asju panna niimoodi, et vertikaalselt või panna sinna neid kaste, sest need korvid on natukene nagu ikkagi sellised, nagu et ta ei lähe otse, vaid ta läheb äärest niimoodi, et mulle endale nad ei meeldi, ei ole kunagi meeldinud, aga kui klientidel on, siis me üritame ikkagi mingite karpidega sinna neid lahtreid tekitada. Ma pigem isegi valiks ikkagi need sahtlid, ma saan aru, et sa ilmselt seda paksmööblit mõtled, et sellel on eri variante. Arvatavasti jah, ja selles mõttes, et kapi uksed läheksid ka nagu täiesti ette nagu kõigele,
ja noh, selles mõttes igapäevariiete jaoks tuleb nagi ja väike nagu alus ka, et kus saab nagu põhimõtteliselt igapäeva jalanõusid äh, hoida. Mhm, vähemalt see on hetkeplaan, ma ei ole veel nagu vaadanud, palju ja mida ma suudan, et meil põhiliselt on, noh, enda riiete puhul on ka on nagu stangeruum on nagu, et meil on tegelikult sahtlites väga vähe asju. mhm. Et me hetkel kahekesti saame ühe sahtli, noh, kummutiga hakkama enam-vähem ja meil kõik ülejäänud riided tegelikult on stange peal. Mhm. Et selle koridori kapi funktsiooni, kui sa ütled ka, et palju ruumi on, mõtle hästi läbi see, et kui sügavat kappi sa saad sinna panna, onju. Et isegi kui see on nii-öelda ainuke sihuke koht, mis sa kodus saaksid nagu täiesti seinast seina nagu täis laadida, onju, siis mina kasutaksin ära seda maksimaalset võimalust, et pane võimalikult kõrged kapid ja pane hästi palju hoiukohti just sellepärast, et pigem nad jäägu tühjaks, kui see, et sul hiljem kuskil mujal toas jääb ruumist puudu. Ja kui sa seda hakkad planeerima, on ju, seal noh, selles IKEA selles keskkonnas sa saad ju vaata ise panna, kuhu sa mingid sahtlid. mina soovitaks, pane sahtlid ja kui ei ole vajadust raha kokkuhoiu mõttest, pane täiesti tavalised, need, mis on eest, ei ole selle läbipaistva klaasiga. pane ühesõnaga sahtleid palju. minul endal on magamistoas on noh, need tavalise kõrgusega sahtlid on ju, et täpselt ma saangi kõik asjad voltida niipidi, et nad on vertikaalselt. siis kui sa paned riiuleid teed, siis lihtsalt mõtle selle peale ka, et kui sa hiljem sinna hakkad asju panema, siis milliseid kaste sa saaksid kasutada, et näiteks kui on sügavad kapid, siis sa saad näiteks 2 kasti suuremat panna, et panedki või on mingid need, vaata IKEA-l on ka need siuksed nagu riidest lukkudega mingid hoiuasjad, et sa annad panna tolmu eest peitu, aga sa saad maksimaalselt ruumi ära kasutada. kui on suvi, pane talveriided ülesse taha. Kui on talv, siis sa saad suveriided niimoodi panna, hoiustada ära, et ma soovitan kindlasti seda, et võta maksimaalselt seda ruumi kasutusele, kui sa niikuinii tahad panna seinast seina ja seal on sul võimalik ise siis nii-öelda disainida, onju. Ja jalanõude jaoks, ma ei tea, kas sa oled näinud, mul on Youtube'is üleval esikust video, kus on nagu meie kapp, et lihtsalt võib-olla sealt mingeid neid nippe saada, et kui palju riiuleid jalanõude jaoks, mida ei kasuta, kui sa tahad eest ära panna ja täpselt samamoodi ülesse kõrgele, kas mingite karpide sisse, minul on ka need IKEA karbid, mis on riidest, et lihtsalt tolmu eest ära ja lihtsalt silme eest ära, onju, et kui tuleb see periood, jällegi vahetan neid, et suve ajal talve omad peitu. Ja lihtsalt mõtlegi läbi see, et kuhu just neid stange, noh, nende riidepuude peale siis ütleme ülerõivaid sa paned. Et kas sul mahub ära täpselt nii, et sul kõik need talve omad on ka seal suvel ka on ju nende riidepuu peal või pigem sa tahad nad eest ära panna, aga lihtsalt minu nagu see soovitus on see, et maksimaalselt vaata kõikvõimalikud võimalused, mis pakutakse, et kas sa tahad, nad vaata pakuvad ka seda, et sa saad jalanõud panna vist niimoodi nagu kalde all, sellised jalanõude riiulid on neil, et kas see on sinu jaoks must have või pigem see, nagu minul on, et mul on hästi sügav kapp ja mul on nagu kahes rivis nii-öelda need jalanõud, et mul ei ole vajadust panna neid niimoodi ühe rea peale, et ma tean, et ma saan rohkem jalanõudest lihtsalt nagu peitu panna teiste taha, aga mind see ei sega, aga kõik on vaata hästi individuaalne, et kindlasti vaata niimoodi maksimaalselt kasuta seda ruumi ära, sest kui sa niikuinii paned täies mahus sinna ka uksed ette, siis see võib olla see koht, kuhu sa saad ka kõik selle voodipesud või koristustarvikud, no mida iganes panna. aga vaata just, et põhifunktsioon on ju, et ta on esik. ja et selles mõttes, et mul on 3 või ma tahaks öelda vähemalt 3 meetrit on nagu seinaruumi. Et jah, et ma koristuskapp, et ma vaatasin, IKEA-s on ka mingi koristuskapi nüüd sisud, mis tulevad välja et ma ei tea täpselt, kui kasulik on, et need või nagu ise midagi sealt kokku panna, aga jah, eks me vaatame, et me disainime praegu vannitoa salamukappi ka, nii et ja kindlasti on see, et kui sul on triikimislaud kodus, ja kui sul ei ole seda kuskile mujale panna, siis juba planeeri sinna see pikk nii-öelda kapikene, et kuhu sa saad need asjad ära panna. nii kuidagi, Liina, sina mul liigud, aga Heleri ja Reelika nüüd liigub. ma mõtlesin, kas ma ise kiilusin kuidagi kinni, et võite mulle märku anda, kui midagi on, sest millegipärast ma ei saa ka cloud'i rekordida, ma pean seda arvutisse rekordima ja kõik vist sõltub kuidagi minu internetilevist ka, et ma loodan, et on
on meie vestlus täna ikkagi ilusti salvestatav ka. et aga Helerile jah, kindlasti maksimaalselt kasutage ruume ära, mis teil kodus on. isegi kui teil on praegult, ma ei tea, mitte ise enda koju ostetud või tellitud kapid on ju, siis nii-öelda tavapärased kapid, mida sa poest saad osta ja kui need riiulite vahed on hästi kõrged, et siis laske panna vaheriiuleid, et te saaksite maksimaalselt ruumi ära kasutada, sest nii totralt ma näen ise ka, noh, Ragnaril oli ka siin, me panime lisariiulid sinna esikukappi juurde, sest ma nägin, et noh, me ei mahuta seda, noh, nii palju õhku jääb seal üle, et mul oleks vajalik sinna midagi muud panna, on ju, mis see õhk seal on. et vaadake kindlasti enda need ruumid üle ja väga hea, et Heleril on võimalus iseenda mööblit siis disainida. Vaatan korra, et Maris on kirjutanud, et temal on riietega kehvasti, puudub süsteem. täna mul on riided on ka siin kirjas, et nendest me kindlasti räägime. Caitlin kirjutab pigem enda asjad, kohad korras, aga lastetuba on kaos kogu aeg. aitan ja korrastan nende kapid ja sahtlid ja nädala pärast on sama pilt jälle. Caitlin, sina, ma loodan, et ma ütlen su nime õigesti. anna märku, kui vanad su lapsed on. lihtsalt huvi pärast, siis ma räägin ka natukene enda laste teemast. Kairit kirjutab, nendele korvsahtlitele saab küll asju vertikaalselt panna, meil on magamistoas riiete garderoob korvsahtlitega liuguste taga. oli see juba siis, kui siia kolisime, ei hakanud kohe süsteemi muutma. jah, ikka saab panna, aga olenebki, vaata, mida sa saad panna sinna, et sellised paksemad pusad või sellised puuvillased pluusid, jah, sa saad neid ilusti voltida, aga kui on näiteks mingid trenniriided, mis on niisugusest kergest materjalist, et siis ikkagi mina neid lihtsalt pean panema karbi sisse, aga võib-olla on täiesti olemas selliseid karpe ka ja tõesti, see on nagu maitse asi. Merle kirjutab, mina olen mõned kuud tagasi kolinud sisse ehitusjärgus majja, köögis olen suutnud enam-vähem luua mingi süsteemi, välja arvatud sahtel, kus on sellised panilabidad, lihahaamrid ja muud seesugused, mis on kogu aeg segamini. ülejäänud toad on enamjaolt kõik alles ehitusjärgus ja panipaigad muutuvad, välja arvatud majapidamisruum, kus pooled kapid on paigas ja võib-olla mingit head nippi, kuidas luua süsteem, et puhastusvahendid ära sorteerida või mis süsteemiga panna kappidesse või mille järgi neid süstematiseerida. ahah, ma panen selle kohe kirja, puhastusained. nii. ja Caitlin kirjutab, mina panen ka tavaliselt sahtlit, samamoodi korv ei meeldi, on olnud korvina sahtel ja üldse ei meeldinud kasutada, nägi mulle kole välja. nojah, kuidas kellelegi, et ei ole ühte ainuõiget viisi, on see viis, mis toimib sinu jaoks. Merle veel kirjutab, olen ka sahtlite poolt, olen proovinud korve ja tundsin, et ebamugav kasutada. meil on riidekapp hästi ebapraktiline, kuidagi nii sügavad riiulid ja tagantpoolt raske midagi kätte saada. jah, siin on just ka see näide või nipp on ju, et kui nad on sügavad, võtke erinevad kastid, et mul on siin täna ka kaste näidata, erinevaid variante, mis on minu lemmikud, et lihtsalt mõõtke muidugi ära, et ma räägin ka nendest karpidest ja asjadest, et tahapoole karbi sisse, kasti sisse asjad, mida nii tihti ei kasuta ja siis te saate eestpinda ilusti ära kasutada. ja kui on tagantpoolt vaja, ainult tõstate kasti välja ja saate juba teise kasti. et kui te teete neid lihtsalt noh, riidehunnikuid on ju, et siis on hästi ebamugav sealt tagant midagi võtta, läheb jälle sassi ja siis on stressi rohkem kui seda ilu, mis seal alguses oled loonud. ahah, tüdruk ja poiss 11 ja 8 ja nimed ütled väga õige, täitsa õigesti, väga hea, nime ütlen õigesti. nii, Heleri soov on, minu soov on magamistoas üks sein ka IKEA-s disainida riidekapiks, aga see kaugem tulevik. ja mulle väga meeldib, IKEA-s on võimalik, saad kööki disainida, need pakskapid, et mina ju enda korterisse ka valisin pakskapid, mul oli terve see elutoa üks sein oli, kas ma ostsin 3 või? ei, mul oli 4 nagu riiulit niimoodi, mõlemal pool olid 2 ust ja ülihea variant, lihtsalt mul ei olnud pärast ka vajadust mingeid kappe või nagu panipaikasid endale kuskil tekitada, et väga hea variant ära kasutada. aga siis vaadake, tõesti ma soovitan, et maast laeni, kui vähegi võimalik, et ei peakski sealt ülevalt seda tolmu pühkima, on ju. nii, ja Kairit kirjutab, saab ka trenniriided panna, minul on kenasti vertikaalselt neid ja püsivad ka eraldi, korvis pole. no väga hea, et sul on süsteem paigas ja väga tore, et sul selles mõttes meeldib, et ei tekita tuska see, et kui sa oledki juba ostnud ja võib-olla see korv ei meeldi, et siis peaks nagu ümber hakkama tegema, et väga tore, et sulle meeldib. kas on kellelgi veel mingeid muresid või rõõme, mingeid häid nippe äkki jagada, et pange kirja. ma kohe võib-olla siis räägiks ära selle puhastustarvikute teema. minul on nad vannitoas
ehk siis meil on kaks vannituba, meil on laste vannituba nii-öelda ja meil on minu ja Ragnari vannituba, lihtsalt nad asuvad nendes kohtades, me oleme need niimoodi nimetanud. ja kõik need puhastustarvikud on minul siis meie vannitoas, aga mul ei ole ka veel seal kappi ja ma tahaks samamoodi, kas siis see paks mööbli oma või peaks olema eraldi lastud teha, mis on siis täpselt õigetes mõõtmetes. aga praegu on nad, issand, mis see sari on, see, kus mul on kassi see Kallaksi kapp on, mis on kunagi Ragnar-Ulissi majas oli, me pöörasime ta teistpidi ja panin need uksed ette ja mul on seal lihtsalt need puhastusained pandud, puhastusvahendid ka eraldi, et mul on ained nii-öelda ühe ruudukese sees ja ma ei tea, švammid, lapid, õlilapid, asjad on teise ruudukese sees. ja kahjuks ongi, et kuna mul seda hoiuruumi hetkel ei ole, siis selle kapi taha ma olen pannud triikimislaua, mopid, mopivarred, pesurest läheb mul sinna, et ma olen nii-öelda nagu ära peitnud. aga hiljem küll ma tahaks täpselt samasse ruumi jääksid mul need puhastusvahendid ja tahaks niimoodi maksimaalselt ruumi ära kasutada, et ma saaksin kõik vajalikud, kas nad on siis need pikad varred, on mul see pesurest, triikimislaud, et ma olen mõelnud neile selle õige koha, sest siis on hea, et ma ei pea hakkama kuskile toppima, on ju, näiteks kui ma korteris elasin, siis noh, mõni, kes mul külas käis, mõtles, et issand, kui geniaalne, ma peitsin enda triikimislaua ära siis selle külgkardina taha, on ju, noh, mul siin on ka see külgkardin, on ju, et selle taha elutuppa. noh, teda ei olnudki kuidagi näha ja siis ma pidin ta lihtsalt sealt välja võtma, et ebamugav oli välja võtta, aga noh, väga palju ei triikinud ka, aga mul ei jäänud ta kuidagi ette, et ta ei olnud nähtavas kohas ka kodus. et minu soovitus lihtsalt on see, et pane need puhastustarvikud, puhastusvahendid kõik sinna kohta, kus sa neid kasutad, kus sul on neid mugav võtta. enne näiteks oli meil on sahvriruum ja see sahvriruumi video tuleb ka varsti Youtube'i, ma kogu aeg olen seda edasi lükanud, seega sorry, aga meil olid enne seal sahvrisnad, sest et seal oli meil siis ka pesumasin, seega oli minu jaoks loogiline, et seal on mul kõik need pesu pesemiseks mõeldud asjad ja seal on ka meil kraanikauss, ehk mul oli sealt nagu kuidagi loogiline neid võtta, aga ma tahtsin nii pesumasinat siia meie vannituppa, et ma ei peaks sinna taha kogu aeg kõndima, see on nagu maja teises otsas. ja siis ma näiteks, et ma ei kuule, kui pesumasin lõpetab, on ju, et noh, jäävad pesud sinna masinasse seisma, et tahaks kohe kuivama panna. ja ma tundsin lihtsalt, et mul ei ole nagu vahet, et mulle meeldibki, kui nad on mul siin käe-jala juures ja ma liigutasin kõik puhastusvahendid siia meie vannituppa, sest siin ma reaalselt ka neid kasutan. ja nüüd ongi, sahver on ainult põhimõtteliselt sahver. et ja seal noh, sahvris, kuna seal on selline vanem kraanikauss, siis jah, seal ma lähen pesen näiteks jalanõusid või mingeid selliseid mustemaid asju. et näiteks, kui ma ei tea, praeahju peaksin pesema, et ma vahepeal ikka vaatan, et kas ma pesen neid reste selle keemiaga siin köögikraanikausis või ma lähen sinna sahvrisse, et seal mul ei ole probleem, kui ma ei tea, läheb seina peale või kuskil midagi natukene kannatada rohkem saab. et vaata lihtsalt nende puhastustarvikutega, kus sul on neid mugav hoiustada, kust sa neid hästi kätte saad ja kus sul on nii-öelda ruum selle jaoks. aga noh, nende puhastustarvikute juurde me tuleme juunikuu vestlushommikul tagasi, sest et meil on plaanis siin teha selle koristamise teemal selline suurem, no tegelikult ei saa olla väga suur, sest meil on tund aega, on ju, kindlasti me räägime üle, eraldi pühendame vestlushommiku siis koristamisele ja siis võib-olla täpsemalt räägime ka sellest, et mida näiteks siis mina, ma ei tea, soovitan koju osta, mida ei ole tarvis. ma millalgi ka tegin, siin eelmine nädal äkki oli see, tegin küsitluse Instagramis, et milliseid vahendeid, mille jaoks te kodus kasutate ja ma sain väga palju pilte. ja samamoodi, ma ei ütle, et miski on vale, mida te kasutate või kodus omate, aga ma andsin kohe ka osadele tagasisidet, et noh, ma ei saa aru, et miks sul näiteks mitu seda ainet on, mida sa saad nagu tegelikult ühte ainet mitme asja jaoks kasutada, et sul ei pea olema erinevaid asju, et minul ka seda ei ole ja ma olen ka proovinud see Pink Stuff oli üks põhiline bränd, mida toodi, et oh, ma kasutan seda ja seda ja seda ja seda ja siis ma mõtlesin, et okei, mina sellest fenomenist aru ei saa, et see Pink Stuff ei ole minu jaoks küll midagi ulmelist ja sellist, mida ma nii-öelda soovitaks ja ütleks, et nii minge nüüd ja ostke, aga tundub, et USA influkatele on see mingi, ma ei tea, kas nad saavad selle eest tõesti raha või miks nad seda nagu promovad,
et aga sellest kõigest puhastusteemast me räägime juunikuus ja seda kõike ma teen Reelikaga koos, kes siis on ka selles puhastusmaailmas olnud tegelikult kauem kui mina ja teab ilmselt rohkem kui mina. Et Reelika Soomest siis lülitub ka puhastuslainele juunikuus ja eks me täpsemalt paneme ka eelnevalt kirja, mida me täpsemalt räägime ja samamoodi, et kellel on mingeid muresid või küsimusi, siis ma olen ka enda meililistis, Instagramis, Facebookis jaganud seda linki, kuhu ma kogun siis kas teie küsimusi või teie soovitusi või ühesõnaga see, et te saate märku anda, millest vestlus hommikul rääkida, et sinna lingile võite ka kirja panna, mis mure teil, ütleme, puhastamisvallas on, sest hästi palju on ka näiteks tulnud mulle just nüüd eile, kui ma panin üles, et millest ma võiksin rääkida, kuigi ma reklaamisin välja, et me räägime täna korrastamisest, oli aknapesu. Nii et juunikuus me Reelikaga siis räägime, kuidas me aknaid peseme, et see oleks lihtne. Aga lähme korra korrastamise juurde tagasi, et ma oleksin kogu aeg õigel lainel, ma loen ka läbi natukene chati. Nii, Kairit kirjutab, aga korrastamisega on nii, et alustasin jaanuarist sinu raamatu järgi, jõudsin fotode juurde, super tubli, väga kaugele. Digimaailm ka korrastamata veel, sahvris on ka segadus, aga see ka sellepärast, et läheb kohe varsti remonti. Pole hakanud sinna oma aega kulutama, väga õige, pole mõtetki enne teha, kui sa selles mõttes, et sa tead, et remont kohe on tulemas. Lisaks laste tuba vajaks ka korrastamist taaskord, laste asjad hullumaja, riided küll õnneks kõik kenasti korras ja no mänguasjadel on ka omad kohad olemas, aga siiski kuidagi tunnen, et peaks taas käsile võtma ja natukene paremaks asju muutma. Mul 5-aastane ja 11-kuune tüdruk või 5-aastane ja 11-kuune tüdruk. No nii, kohe varsti jõuame laste juurde ka. Väga tore, et te vanused kirja panete, siis mul on natukene parem orienteeruda. Merle kirjutab, ma pean ütlema, et tänu sinu soovitustele olen oma puhastusvahendi tarvikud viinud miinimumini. Super! Ma ka enda korrastuskursusel olen näinud, kuidas naistel on nagu riiulite viisi ja kastide viisi seda kodukeemiat, et eks siin keegi küsis ka mu käest, et mida sa selle keemia all siis mõtled, on ju, et kas sooda ja äädikas läheb ka sinna, on ju, et põhimõtteliselt nagu keemia on keemia, aga eks ma üldpildis mõtlengi seda, et millega te puhastate, et kui sinna alla lähevad need ökomökod ja need, mida toidu valmistamiseks kasutate, siis igaüks valib, kas ta on nagu nii-öelda keemia või mitte, aga ta on nagu puhastustarvik, mida te kasutate ja see on see, mida ma tahtsin ka tookord enda küsitluses nagu saada, et mida te kasutate ja milleks. Aga väga tore on lugeda, et Merle on puhastusvahendid ja tarvikud miinimumini viinud. Et tegelikult meil ei olegi nii palju vaja, kui võib-olla kodus ette vaatab. Nii ja Liina kirjutab, mul on kõige hullem ka laste mänguasjade seis. Lapsed vanuses 13-9 ja peaaegu 3 ja no asju ikka esimese lapse algusaastatest saadik. Ma olen mitu korda hoogu võtnud ja alustanud, aga ikka pooleli jäänud. Garderoob vajab ka paremat süsteemi ja kööki ei ole ma suutnud leida head süsteemi, kuidas potide, pannide, kaaned ära paigutada, et need sahtlis laiali ei oleks. Tead, see potid, pannid, see on mingi hull teema. Oota, ma panen selle kirja. Potid, pannid, kaaned. Nii. Loodan, et me jõuame kõik need teemad läbi arutada. Kui ei, küll me millalgi jõuame. Nii, ja Merle kirjutas, vanasti pidi olema iga asja jaoks erinev vahend. No jah. Ja nii nad reklaamivad siiani, et see vahend sobib ainult selle asja jaoks. Aga tegelikult see nii ei ole. Aga mul on siis teie need märkmed siin kirjas, kui kellelgi on midagi täpsustada veel, siis saate mulle kirjutada siia. Ma võtan esimese, ei, me ühest juba rääkisime, teie murest juba rääkisime. Ma võtan selle, mis eile küsiti ja panen teile chati kiirelt copy-paste'ina. Kui keegi veel ei ole saanud vaadata, siis praegu kohe ärge avage, aga pärast, kellel on probleeme sellega, avage. See on minu video sellest, kuidas voltida kummiga lina. Nii et nüüd käed püsti, kes oskavad, kes ei oska. Nii, Liina oskab, Reelika oskab. Teiste käsi ma ei näe. Heleri oskab ka. Nii, ma vahepeal kerisin edasi, et pilte vaadata, kas on. Nii, Caitlin oskab ka, väga super. Et millegi pärast on inimestele see kummiga lina voltimine probleem, aga ma ütlen küll, et vaadake see video ära, tehke rahulikult kodus selle järgi ja tegelikult siis te saate ise rahulikult, tehke mitu korda läbi ja see võlu on lihtsalt see, et kui te panete, teete selle juba niimoodi nagu pinnalaotuse, teete enda voodi peal ära selle linaga, siis
Maris õppiski minu video pealt, väga tore. et siis on, need käed on triikraud. nii et sellega siluge ja te saate jumala ilusti on lihtsalt nagu kuubiku endale sinna nende voodi asjade riiulisse, et kõik saab väga ilusti alati ära volditud, et mul üks päev Ragnar mõtles, et hakkab panema voodipesusid kokku, onju. ja siis mina panin teisi pesusid kokku, siis ta vaatas mind, kuidas see süsteem sul käiski, mitte kummiklina, aga noh, neid padjapüüre näiteks onju või tekikotti onju, noh tekikott on mega suur onju, aga padjapüüridega mul on mingi reaalselt omaette eraldi süsteem, kuidas ma neid voldin. ma ei tea, võib-olla ma peaks selle kohta ka video tegema ja no minu jaoks on need kätega see silumine, no see on triikraud noh. ja nii hea on kohe voldid niimoodi, et no ma ei tea, see pakub mulle vähemalt nagu mingit rahuldust, et ma tean, et nad on alati ühtemoodi kokku volditud ja samas neid on nagu nii hea võtta sealt, ma ei tea. ilmselgelt olen kiiksuga. nii, Merle kirjutab, tema ei oska, olen proovinud igasuguste õpetuste järgi. no proovi ükskord veel et tegelikult see on mega lihtne, seal ongi lihtsalt see, et võta korras aeg, ma vaatasin ka enne korra, et mul see video oli vist 2 minutit, et vaata rahulikult ära, võib-olla vaata ükskord ära, siis võta ette ka enda lina ja pane vahepeal pauside peale, et kuidas neid nurki õigesti panna, et sa noh, sina näed seda ju vist oli seal nagu nii-öelda peegelpildis onju, aga proovi lihtsalt samm-sammult järele teha ja tõesti, Eleri kirjutab, väikse lapse voodilinnaga hea katsetada, tunduvalt käepärasem ja siis viid õpitu suure lina peale. just, et lastelina ka, mul on 90 korda 200 onju, et sellega on ühtemoodi tegemist, noh, et ühtemoodi panen kokku ja siis suure lina teistmoodi, et lihtsalt proovige järele, et ja Merle siis kindlasti anna teada, kuidas sul läks, et pane mulle näiteks Instagrami, et kas toimis või mitte, et siis ma saan tagasisidet jagada ka ilma nimedeta, alati ma jagan tagasisidesid enda Instagramis ka. Kairit kirjutas, mina vaatasin ka video järgi ja sain selgeks väga ok süsteemi, nüüd kasutan seda, super. mul on hea meel, kui ma saan kasulik olla. aga see oli jah, üks küsimus, mida keegi soovis, et ma täna jagaksin ja miks üldse tegin ristikese ka, et see on jagatud ja miks üldse neid nagu nii ilusti voltida ongi tegelikult see, et siis saad maksimaalselt hästi neid hoiustada, et mina voldin nad ära, mul on nad voodi all kastis siis selles ja seal eraldi mul ei ole nad karbi sees, mul on padjapüürid on eraldi karbi sees. et nad lihtsalt, ma ei tea, nad näevad ilusad välja, kui sa nad võtad ja paned voodi peale, siis nad nagu oleks triigitud tegelikult, et ma ei tea, lihtsalt kuidagi mõnusam on minna pärast voodisse, et kui mõnele meeldib minna just triigitud voodipesuga voodisse, siis mina ei triigi voodipesusid juba aastaid ja aastaid, kunagi ma tegin, ma triiksin isegi enda valgeid väikeseid sokke, ma tean, ma olen kiiksuga, aga mis teha, enam õnneks ei triigi, enam ma sinna aega ei kuluta. Triigin tegelikult üldse väga vähe, et pole üldse olnud vajadust. aga kätega see triikimine on väga okei minu jaoks ja ma ei tea teisi asju ka, et kui ma sokke nagu kokku voldin ka, siis ikkagi ma teen tast sellise, noh, ma ei oska öelda, siukse nagu lapiku, et ta on ilusti ära pandud. nii, Merle kirjutab, mina panen voodipesukomplektid nii, et panen lina ja tekikoti ühe padjapüüri sisse ja siis on sellised ilusad kuubikud kapis ja võtan ühe komplektina kapist ja ma olen ka näinud, et inimesed seda teevad. Instagramis ju on neid reels'e mitu-mitu, et väga kihvt, et sul on see nipp olemas. et see teeb kindlasti väga mugavaks kasutamise. ja Heleri küsib, kas keegi enam triigib pesu. PS, minu ema triikis ka aluspesu ja sokke enam mitte teksapüksega. sama siin, ma ka kõike triikisin kunagi, aga enam mitte. Caitlin kirjutab, et triiksärgid ja pidulikumad asjad ja mina ka triigin tegelikult neid asju, mis nagu vajab triikimist, ehk ma ei tea, Ragnari triiksärgid, mul endal ei ole, mul on võib-olla mingi kleit, mõni kleit, mis pesust tuleb, üks suvine kleit näiteks, mis lihtsalt vajab triikimist, et ta muidu ei ole ilus, kui ma panen ta ilma triikimata selga. ja noh, mida ma triigin, on heegeldatud linikud, mida ma teen, et kui ma ta ära pesen, et siis ma ikkagi selle Lifehide'i tärgeldus mis ta oligi, tärgeldusaine siis või, ja ta on triikimise tärgeldusvahend, et ka Ragnari nende triiksärgi kraede peale ma seda vahel panen, et ilusti hoiaks. et neid ma nagu triigin, sest ma tõesti näen, et mul on vaja neid triikida, sest muidu see linik ei ole seal laua peal ilus, aga see ei ole nagu üldse nii tihti, et vahel harva. ahah, aurumasin on kellelgi, triikrauda polegi. et jah, see on siis selle voodipesude, voodilinade kohta.
et kes ei ole proovinud, siis proovige järele ja kui veel keegi, kes siin märku ei ole andnud, seda proovib selle video järgi teha, andke mulle Instagrami märku, et kas toimis, ei toiminud või kaua vaeva nägite. Mis nimega see tärgeldusvahend oli? Ma korra kiirelt vaatan, kas ma leian kodushop, tärgeldus. Nii, kohe panen sulle lingi. Nii. Nii. Tärgelduse triikimisvedelik. Ei, doktor Beckmanni, mitte Lifehide'i oma. Jah, oli. Et see on kuidagi väga hea, et ta ei tee üldse nagu kõvaks seda kangast, aga ta nende linikute puhul mulle meeldib, et ta jätab mingi siukse tärgelduskihi sinna peale ja kuidagi paremini püsivad laua peal, et kui ma ei tea, lapsed isegi liigutavad, midagi on, et ta ei lähe kortsu ka väga kergesti. Nii, aga võtame järgmise teema, sest et pool vestlushommikust on juba ju meil täis. Võtame selle laste teema siis. Et eile küsimus oli selline, kuidas luua toimiv süsteem väikelapse pidevalt muutuvate ja vahetuvate mänguasjadega. Siin siis selles mõttes ei ole vahet, et kas need on mänguasjad, riided, et laps ju kasvab, on ju, ja aeg-ajalt tuleb neid välja vahetada ja olenevalt siis ka lapse vanusest või sellest kodustest kommetest, harjumustest sõltub ka see, et kuidas üldse see korra hoidmine ja käib, et kes veel ei ole teadlik, siis on täitsa olemas see raamat, korrastades lapse elu korda. Ja tegelikult ei ole vahet, kui vana sul laps on, et kas loed ise vanemana läbi, oled talle juhendajaks või annad raamatu lapsele, lased tal endal lugeda, teete koos. Lihtsalt oluline on see, et võtke kuskilt midagi ja hakake tegema, on ju. Ja jällegi, kes see siin oli, kas see oli Merle, kes see neid pilte sorteeris, ma kohe vaatan, muidu mul ei jää üldse meelde. Kairit, Kairit. Et väga tubli, et sa raamatu ette võtsid, et minu raamatuid lugedes on see lihtsalt soovitus, et kui sa hakkad lugema, loed ühe peatüki ära, lähed, teed kohe enda asjad ka korda, võtad järgmise peatüki, et tee paralleelselt, mitte nii, et sa loed raamatu läbi ja siis hakkad pihta, et selle lapse asjaga ka, kui sa aitad ise last või lased lapsel seda lugeda ja teha, et siis anna ka see talle, et nii, vaatad, mis siin esimene kategooria näiteks on riided, nii, teed selle ära, lähed järgmise asja juurde. Sest et nii on nagu kuidagi lihtsam ja mõlema raamatu taga on ka see list. Ma vaatan, kus siin laste oma on. Näiteks, et lastel on selline list, kus sa saad panna linnukesed või ristikesed teha, et sa oled asjad ära teinud ja see mind vähemalt alati motiveerib, kui ma saan midagi ära märgistada, et on tehtud. Aga nende laste asjadega kõige parem nõuanne. No teil osadel olid väiksed lapsed, osadel olid ikkagi üle 10, on ju, kes siin märku andsid. Minul on ka 8-aastane, 9-aastane ja nüüd Erki on 11. Kõige väiksem on tüdruk ja siis on 2 poissi, kes põhimõtteliselt kogu aeg meiega elavad. Ja nendega on lihtsalt see, et selle Ragnari poisiga on lihtsalt vedanud, sest tema on selline korraarmastaja, tema ise koristab ja selles mõttes, et eks ikka me peame ju meelde tuletama, et kuule, tolmu tuleks vaja tõmmata või ole hea, pane enda asjad ära, et seda meelde tuletamist on ikka ja jälle, aga kõige olulisem on see, et me ise vanematena ei lähe närvi, et me ei saa saada lapse peale pahaseks, et miks su tuba on sassis, on ju, eks mul tuleb ka seda võib-olla, on ju, ütlemist, aga tegelikult on see, et näidake enne lapsele ette, kuidas ta midagi peaks tegema või kuhu tal asjad peaks käima ja siis on juba lihtsam, et sa oled ette näidanud, et ahah, aluspüksid käivad siia, mänguasjad käivad siia, et mis on see süsteem, mida see laps võiks siis nagu hakata haldama ja hoidma ja väga hea on see, kui ta õpib ka seda, et see on tema tuba, tema tuba, tema luba on ju, aga ka tema kohustus, et mitte see, et panna lapsele hullu pinget peale, aga pigem harjutada neid häid harjumusi, sest ma tean, et paljud mõtlevad ka, et ma olen mingi imelik ema, et mul 8-aastane peab iseenda pesusid pesema, on ju. Et see ei ole see, et Elli, sina pead pesema, mina muidu ei pese, vaid et lihtsalt esiteks neile meeldib see, et nad saavad sealt pesulehe võtta, mille Elli teeb veel hästi pudiks, ta paneb igale poole, sest me arvame, muidu pesumasinas see ei lahustu ära, on ju. Ta saab sellega mängida, siis see, et ta vajutab nuppu, meil on ikka see plaksutamine, et jube äge, nüüd hakkas masin tööle. See, kui ma ütlen, kuulge, masin lõppes, et tule pane enda asjad kuivama, see võib olla ta jaoks nagu mingi, ma ei viitsi, on ju, aga kui ta saab aru sellest, et need on tema asjad
ja tema peab nagu neid hoidma, et noh, kelle raha eest me oleme ostnud, pere raha eest, aga et selleks, et asi kestaks, tuleb ka neid hooldada, on ju. ja minul ei ole nagu mingeid hulle probleeme olnud lastega, et nad ei tahaks seda teha ja siin üks päev oli ka, me olime kuskil ära, ma ei mäleta, kas mina olin kuskil koolitusel ja Ragnar oli tööl ja siis see meie kohe 20-seks saav Ragnari tütar oli siis siin koos siis Ragnari pojaga, kes on 9-aastane ja Henri oligi ise vist selle tütre soovitusel või nagu tähelepanekul pannud pesud pesema ja pannud kuivama, et nii-öelda meeldetuletus nagu kõrvalt. aga me tulime koju, Henri oli ise enda pesu ära pesnud, ise selle kuivama pannud, ta ka ise järgmine või ülejärgmine päev võttis selle ära, mitte keegi ei pidanud meelde tuletama, võttis selle ära ja ma ei tea, kas ta pani ise selle resti kokku või ei pannud, ma seda isegi ei mäleta, sest et mina seda kokku ei pannud, onju. ühel hetkel seda pesuresti enam elutoas ei olnud. et see on nii tore, kui lapsed saavad mingid teadmised, kuidas midagi teha ja miks seda teha. mitte see, et koristan tuba ära, et sul on tuba sassis, onju, aga miks ta võiks selle ära koristada. et see on, ma arvan, ka hästi oluline meil vanematena lapsele kuidagi teadvustada, et miks see on oluline. noh, see ei ole, onju, põhjus ilmselgelt lapse jaoks, et emme tahab, et see tuba on korras, onju, või et külalised tulevad külla, et peab olema puhas. et lihtsalt, et kuidagi mina näiteks Erkile olen saanud seda niimoodi tekitada, et kui me korteris elasime, olid Elli ja Erki ühes toas, aga siin on mõlemal eraldi tuba ja ma tahan neile nagu tekitada seda, et sul on oma tuba, sul on seal mõnus. noh, tal on seal oma see Xbox, siis ta, ma ei tea, kõrvaklapid pähe, onju, ta saab mängida, et see, et sul oleks mõnus seal Xboxis mängida sõpradega, onju, et tee enda tuba korda, et sul on nagu ilus, rahulik, sa ei pea millegagi tegelema, onju, et ja Erki on selle reaalselt nagu nii äärmusesse vahepeal viinud, et mõni õhtu või mõni hommiku, kui ma lähen teda üles äratama, ma vaatan, et voodi on nagu sõjaväes, täiesti sirge, seal ei ole keegi maganud. ja siis ma küsin, et kas sa magasid nagu diivani peal või, sest tal on mingi väike diivan. ja siis ta mingi, ei, ma tegin hommikul korda. ja siis ma vaatan, et tegelikult või magasid ikka diivani peal? no tegelikult magasin diivani peal et ta isegi ei tahtnud voodisse minna, sest see oli nii siledaks tehtud, aga noh, muidugi on ka neid hetki ikkagi, et kus ta ütleb, et ei, ma ikka tegin hommikul ilusti korda, et mulle meeldib, et on nagu sile ja korras ja et nii hea on vaadata, kui veel enam poisslaps tahab enda tuba korras hoida, sest et see, mida me kodus lapsele anname, onju, me kõik teame seda, see läheb temaga tulevikku kaasa ja päris nukker oleks see, et kunagi ta saab endale naise, kes, ma ei tea, kes hakkab siis mingi, et sa ei hoia enda asju, su asjad vedelevad maas, et pigem anname maksimaalselt juba väiksest peale nendele lastele kaasa. aga kui laps on niivõrd väike, et ta nagu ise nende süsteemide loomisega ei tule toime ja võib-olla see ei olegi noh, oluline sinu jaoks kui vanema jaoks, siis mina soovitan küll, kasvõi kui ta on see beebi, keegi kirjutas, et ta on 11-kuune on ju kodus, et tee tema jaoks see süsteem valmis, et noh, eelkõige sa teed seda enda jaoks, sest tema neid pesusid sinna näiteks ära ei pane, tema neid mänguasju veel kokku ei pane, aga tee see süsteem enda jaoks. Sina hakkad seda haldama, mida rohkem ta kasvab, seda parem on sul hakata, näed, kui mäng on läbi või õhtul enne magaminekut, paneme asjad ära, vaata su kaisukarud käivad sinna ja ma ei tea, näiteks lastele väga meeldib. Ma arvan muidugi, et see oleneb lapsest, on ju, ja kõik oleneb väga sellest just lapsest ja iseloomust, aga enamasti ma näen, et lastele meeldib neid sokke ilusti voltida, neid, ma ei tea, pluuse, kas võib teineteise peale panna, et ei pea olema vertikaalselt, vaid lihtsalt see, et kuidas laps tahab neid asju panna või see, et tal on nagu asjad korras, et ma ei tea, seljakotid on ühes kohas, kui neid on mitu. Mul on Ellil ju ka on mingi meigisahtel on ju, siis tal on snäkkide sahtel oma toas, et ta teab, kus tal mingi asi käib ja samas ei ole mitte kunagi probleemi, et ta ei leia midagi ülesse. Siis on noh, endal ka nagu lihtsam, et pigem ma soovitangi, kui on probleem selle süsteemi mitte toimimisega, siis proovige ise luua see süsteem, mis oleks sinule endale eelkõige siis lihtne ja loogiline, aga samas mõtle ka lapse peale, et kui ta on selles eas, et ta võiks ise seal hakata edaspidi korda hoidma, siis tuleb seda positiivset korrastamise ja koristamise seda motti nagu lapsesse kuidagi süstida ja väga hea on see, et võta kaasa raamat võib-olla kätte ja alusta lugemisega ja ma arvan, et siit leiab ka palju nippe ja kui kellelgi on täpsemaid mingeid küsimusi, saate alati mulle kirjutada.
oluline on see, et kõik see korra ja puhtuse loomine kodus ei käiks läbi negatiivse, ma ei tea, karjumise, vingumise, survestamise, et see peab olema kuidagi mänguline ja üliäge on see, kui ikkagi saate enda koju süsteemi, mis noh, on see kodurahu, vaata, et me naistena ei pea olema need, kes alati koristavad ja korrastavad, et minul on, ma tahtsin jagada, ma võtsin seina pealt maha, et mul on näiteks lastel selline list, mida me aeg-ajalt teeme, kuna meil lihtsalt ei ole vajadust neid igapäevaselt teha ja nad on meil suhteliselt tublid, on ju, siis aeg-ajalt, kui meil endal Ragnariga on viitsimine, et siis me nagu ütleme, nii davai, tehke enda to-do listid ära, on ju, et täna on see päev. siis see seisab meil magnettahvli peal, siin peal on ka magnetid, et sa saad selle täitsa ise endale luua, enda lapsele, või siis minu kodulehekülje pealt on ka võimalik seda endale tellida, samamoodi on lamineeritud kujul, tuleb sinu lapse nimega, magnetid on kaasas või teine variant on need kustutatavad markerid, millega ka siis on võimalik seda täita. Ja siis pärast seda, kui ta on, ma ei tea, näiteks 5 päeva ära teinud, kui on mingi töönädala nagu süsteem teil või terve nädala, et siis mõelge välja see mingi auhind, on ju, see ei pea olema midagi magusat, midagi rahalist, lihtsalt midagi, mis sa tead, et sinu last näiteks motiveerib, on ju. või näiteks, kui ta teeb kõik need asjad ära, saab, ma ei tea, minna mängida enda Xbox'is või mingit nutiaega, et iga pere on erinev. Aga selleks, et näiteks meil üldse see selline toimetamise süsteem toimiks, siis mul on järgmine plakat. Ma tean, ma olen kiiksuga endiselt, aga me sügisel tegime oma pere kokkulepped ja ma ei taha öelda reeglid, siis reeglid on negatiivne sõna, aga meil on kokkulepped ja me panimegi siia kirja kõik erinevad asjad, et näiteks pean kokkulepetest kinni, kuidas käib koristamine, õppimine, trenn, söömine, sest et söögilauas me ei tee nalja ja siis väga oluline asi, üks väljend, mille ma võtsin enda lasteaiast ja see on siin kirjas, et igast toidust võta nampsu, et kui laps ütleb, et ei, ma ei taha, siis meil on niisugune, et ei, kõigepealt võta tampsu ja siis ütled, et sulle ei maitse, vaata. sest noh, kui nad enne ei maitse, siis nad kohe ütlevadki, et ma ei taha. siis on meil nutiaja kohta omad need kokkulepped, olen iseseisev, viisakus, suhtlus, minu tuba, minu asjad. et iga selle teema juurde on meil mingi kokkulepe kirja pandud ja see meil seisab samamoodi siis nende to-do listide juures. ja noh, nüüd ma just ütlesingi Ragnarile, me peame uuesti need üle käima, sest et vist on lastel natukene mingid asjad meelest ära läinud. et seda tabelit mul küll kuskil kirjas ei, või noh, üleval ei ole, aga võib-olla ma peaks selle ka kuskile panema, et jagada meie neid kokkuleppeid, et äkki on kellelgi veel kasu nendest. et jah, ma loodan, et ma sain mingit motivatsiooni ja indu jagada, aga kindlasti on see ka hästi oluline, et kui sul ka mujal kodus mingit süsteemi ei ole, võib-olla alustad ka mujalt kodust. ma näen korrastuskursusel osalejate pealt, et need naised, kes on ise hakanud kodus korda looma nullist, nende lapsed näevad seda pealt ja hakkavad siis ise näiteks enda tuba ja enda asju tegema. et selline positiivne mõju ka teistele. nii, ma korra vaatan vahepeal veel chati. minul küsimus musta pesu kohta. kas teistel kodudes üks musta pesukorv ja kõik viivad pesud sinna või on mingi muu süsteem sellega? just mõtlen näiteks laste kontekstis, et kas panevad sinna ühte korvi või on lastel tubades, vannides eraldi. kui keegi on sellest ajast minu jälgija siin, kui ma elasin veel enda laste isaga koos, siis mul oli selles majas 6 pesukorvi. ma tean, see on natuke too much, aga siiski. mul oli enda garderoobis, Toomase garderoobis, all vannitoas, üleval vannitoas, Erki toas ja Elli toas. Sest noh, aga see oli ka nagu selles mõttes minu jaoks loogiline, et need ongi need dropping place'id, et ma ei pea ta kuskile maha viskama, ma ei pea minema selle jaoks, et kuskile panna ja see toimis minu jaoks. et teised, ma loodan, et annavad siin järjest märku. aga meil näiteks praegult, vastates Merlele, meil on niimoodi, et igal lapsel on oma pesukorv ehk siis Ellil, Erkil, Henril eraldi ja meie pesukorv on meie vannitoas ja meil ei olegi rohkemat vaja. et see pesukorv ma soovitan panna ka sinna, kus kohas sa ka siis riideid vahetad, neid pessu tahad panna. et kui ma olin lasteisaga koos, siis näiteks oligi, et ma oma garderoobis vahetasin ja vannituba oli kaugel, aga meil praegu näiteks meie riidekapi ja vannitoas oleva pesukorvi vahel on, ma ei tea, mingi 5 meetrit on ju, noh, et mul ei ole probleemi sinna viia. aga üldjuhul ma ikkagi õhtu lõpus, kui ma lähen duši alla, siis ma panengi mustad riided vannitoasse ära võttes sinna pesukorvi. Kairi kirjutab, riided
ongi korras lastel, ülejäänud asjad ka kenasti koht olemas, aga ma tunnen, et seal natukene palju asju ja saaks midagi välja praakida. suuremal just erinevate ehete tegemise komplekte ja muud sellist ilulilu, need tahaks kuidagi paremini ära panna. Nii, ma eeldan, et see suurem on siis suurem, ma ei mäleta, kas sa, Kairit, ütlesid laste vanuse, 5-aastane ja 11-kuune. et selle 5-aastasega saad sa väga hästi, võta see korrastamine ette, mõtle enne muidugi järgi, et kuhu sina näiteks vanemana soovitad talle neid ehete tegemise komplekte nagu panna või seda muud tilulilu, et üldjuhul vist need tegemise komplektid juba on mingites nii-öelda landikarpides ehk sahtlitega karpides. kui ei, saad neid osta, sest mina näiteks, mul on lastel nendes karpides legod, väga hea variant asju väiksemateks nagu selekteerida. Ja pigem ongi ka see, et see muu tilulilu, et kus kohas sa ise näed, et neid võiks hoida ja äkki just võttagi kasutusele erinevad karbikud, et ma tahtsingi näidata, et mul on mingid minu lemmikud, näiteks plasttiimi omad. Ma ei tea, kas siit on näha, ühesõnaga plasttiim on see bränd, mille omad on sellised, need on ülihea kasutada, väikesed kuskile sahtlisse panna. Ellil näiteks on need oma selles Galaxy kapis, kus tal on kõik ehted ja asjad ära jaotatud ja noh, näiteks pliiatsite jaoks sellised need pikad. nii, see on üks bränd, mis mulle meeldib, seda ma olen näinud Magasin, mina olen ostnud Magasinist, Magasin, Espak, Decora, Prismas pidi olema, Pärnus seda Prismat ei ole, et väga hea variant, need on väga soodsad. siis on Apelsini poes on sellised akrüülist, see on nüüd Five, on see bränd, Simplify peaks olema vist. ja need on küll kallimad, aga mulle nad meeldivad, näiteks ma kasutan neid, kuna nad on läbipaistvad, siis ma kasutan neid vannitoa valamu kohal olevas peeglikapis, et ma näen, mis ma siia sisse olen pannud, on ju. ja väga head ka sahtlitesse panna, sest need ei ole üldse kõrged ja siinkohal mainingi ära, et kuhu iganes te mingeid karbikuid ostate, kindlasti, ma ei väsi kordamast seda, et mõõtke ära need kohad, et teil oleks sahtlite kõrgused õiged, sügavused, et ei ostaks valesid asju, et te saate ilusti poes olles valida õige suurusega karbid ja õige kogus, et ei osta neid ka üle. siis on veel mingi variant, on ju, mul on ammusest ajast, aga ma näiteks ise enam ei kasutagi seda, oih, valepidi. et ka sellised akrüülist, kunagi ma panin siia, ma ei tea, patsikumme ja asju sisse. ja selle ma vist tellisin kunagi Trade House'ist, aga ka selline läbipaistev, et vaadake, mis on teie jaoks kõige parem, on ju. ja no karbid, mida leiab igalt poolt, igast ruumist minu kodus, on siis Kurver firma omad ja siin on Kurver firma näha, et see on see firma, see on see bränd ja need on siis, neid on 4 suuruses olen näinud. see on nüüd teine suurus, väiksem on veel pool sellest nii-öelda. siis see on sellest järgmine ja siis on veel sügavam, täpselt sama suurus, aga sügavam. ja miks mulle need meeldivad, et nad on tugevast plastikust. mul on neid külmkapis, mul on neid riidekapis, mul on neid sahvris, mul on kasvuhoones, ma panen asju siia sisse. ja need on ülihead selle jaoks, et sa saad neid lihtsalt viskad nõudekasse pessu või pesed käsitsi ära, et sa saad neid põhimõtteliselt igal pool kasutada ja nad püsivad tõesti, nad peavad vastu ja neid on Jyskis, Decoras veel on kaantega, needsamad, et sul on gaas peal, kui on vajadust. Espakis oli ka, mina ostan enamasti Jyskist neid ja värvid, mida mina olen näinud, on valge, hall ja must. nii et näiteks meil ongi kuuris on mustad, mul kasvuhoones on hallid ja tubadesse ma olen siis igale poole, ma olengi kõik ära vahetanud, et saaks tubadesse kõikidesse valged, et on sellised süsteemid mul. nii, ma korra veel vaatan, Liina kirjutab, mul on musta pesu jaoks mees ehitanud trepi alla vannitoa juures välja tõmmatava sahtli, kus üks pool on tumeda ja teine heleda pesu jaoks. kogu pere must pesu ühes kohas. super hea süsteem ju. et vaata, ongi see, et kui sa teed ka neid pesukorve, siis see süsteem, et mille järgi sa neid pesed, on ju. see on ka veel eraldi suur teema, kuidas käib pesumajandus, ma peaks selle üles filmima, sest et no see on omaette teema, kuidas mina seda teen ja mõni ei saagi aru, kui ma olen seda kuskil jaganud, et miks sa nagu ei pese, ma ei tea, värvilisi asju eraldi, et miks sa pesed lapse asjad eraldi, mitte enda asjadega koos, on ju. et ma olen sellest ka kunagi rääkinud, aga ma panen selle kirja, pesumajandus. sellest on vaja teha video. ja ma tean, nii, keegi tegi video selle lahti. ma veel tunnen puudust endal eraldi
päris valgest pesukastist ja käsitsi pestavate asjade kastist. aga noh, jah, see vajab väljamõtlemist, et kuhu ja kuidas. no vot, aga sul on vähemalt olemas see idee ja see on super. Et ma panin endale ka kirja, et ma peaks selle pesumajanduse video teil tegema ja ma olen võlgu veel ka pildimajanduse video. Mul on kiire, ma ütlen, ei, aeg on, meil on kõigil 24 tundi ööpäevas, lihtsalt mida me selle ajaga pihta hakkame, see on meie enda teha. Ja ma pean selle aja leidma, aga noh, 13 nädalat suvel ma olen täiesti tasuta praktikal tööl, nii et ma proovin ka aega leida. Vaatan, et on veel, oot, Reelik, ei, jäin siia. Heleri, kas see on sama joonis, mis tuli laste korrastamise raamatuga kaasa? Ei, see, mida ma nüüd näitasin, kus on nimi peal, see on personaalne. See on see, mida on võimalik kodulehe e-poest tellida. See, mis tuli raamatuga kaasa, oli see lihtsam variant nii-öelda, mida ma tegingi kingituseks kõikidele, kes siis raamatu mingis esmajärjekorras tellisid seal. Aga muidu list on sama, et lihtsalt seal pole nime peal. Nii, Reelika kirjutas, tal on 2 korvi vannitoas, tumedad ja heledad. Maris, meil on üks laste ja üks meil on lastel üks ja täiskasvanutel üks magamistubades. Heleri, minu idee, väike korvike magamistubades ja suured vannitoas, siis ei pea teistel korrustelt esimesele vedama iga kord, aga eks näis, mis praktikas tööle läheb. Just, täpselt. Vaata, mul on seesama korvikeste nipp kasutusel näiteks trepi peal, et see ongi see, nagu, see on see transpordivahend, et mul on näiteks trepi peal on Erki ja Elli korvid, eile ka just viskasin alt korruse pealt sinna asju sisse, kui nad lähevad üles, ma ütlesingi täna tehke tühjaks, sest nad on täis saanud, et kui sul ka üleval saab see väike pesukorv täis, viid alla, et väga hea, katseta seda ja anna märku, kas toimis. Nii, Kairit, meil on 2 pesukorvi vannitoas, lastele vaatasingi nüüd eraldi korvi, sest üks jääb väheseks. Ma ikka tahan eraldi korjata neid. Mehele ütlesin ka, et laste asjad ühte ja meie asjad teise. Kahjuks mees seda omaks võtnud pole ja paneb ka oma musti sokke ja nii edasi lastekorvi. See natuke tüütu. Ma käin ja tõstan neid õigesse kohta. Meil on üks pesukorv veel, kui nüüd tuli siin mehest juttu. Mul on Ragnaril eraldi pesukorv tema enda tööriiete jaoks. Ja see on siis meie katlaruumis ehk seal on tal ka kõik need tööriided, et ta tuleb katlaruumi uksest nagu koju ja läheb ka sealt, et kui tal on need tööriided seljas, ja me korjame need lihtsalt eraldi selle jaoks, et ta pesebki enda neid tööriideid eraldi. Mina neid ei pese üldjuhul, et tema ise paneb ikkagi masinasse, ise valib seal temperatuuri, selle pesuaine koguse ja kõik, et see on meil ka jah, eraldi veel pesukorv. Aga ma loodan, et Kairitil on sama loogika, mis mul selle pesu pesemine, et miks sa seda eraldi teed, seda sortimist. Et minul on ka see just, et lapsed eraldi ja meie eraldi. Aga lühidalt võingi öelda, et miks ma laste asjad eraldi korjan. Esiteks on see, et iga laps ise saab eraldi asjad ära pesta. Mina olen sellel mõtteviisil, et tänapäeva pesumasinad on seadistatud nii, et nad võtavad vastavalt pesukogusele selle vee ja energiakulu, et ma ei pea koguma masinat nii-öelda täis, kõik ongi siuke, et kuidas sa pesed valget pesu, kui sul on, ma ei tea, 3 asja, pesengi niimoodi, panengi 3 asja, et ma ei oota seda, et mul nüüd valge pesu saaks täis. Ja lastega on samamoodi. Ellil ma näen, võib-olla on nagu terve masin täis, Erkil võib-olla ei ole, aga ma ütlen Erkil ikkagi, ole hea, pese ära, et sul on uueks nädalaks kõik riided olemas. Et see on üks asi, mille pärast, et iga laps saaks ise enda pesud pesta, siis ei lähe ka seda sortimist pärast, et mis kelle tuppa läheb, Ja teine asi on see, miks ma pesen lapse riided enda omadest või laste riided enda omadest eraldi, on see, et mina kannan M-suurust, see riie on suurem, see riide juba materjal on võib-olla paksem, kui ma võtan enda mingi pusa ja panen, ma ei tea, LED-särgi, siis M-kumb saab rohkem või vähem vett või ainet endasse ja seega, kui mul on eri suuruses riided ühes masinas, siis see pesu efektiivsus on minu loogika järgi ka erinev, et mõni asi saab rohkem puhtamaks, teine ei saa. Ja ma ei tea, ma olen seda aastat teinud ja kuna ma nüüd ka kuskil, ma ei tea, aasta natuke peale olen kasutanud neid värvi ja mustuse kogumislehtesid, millesse mul kunagi üldse usku polnud, siis nüüd ma näen ka, et mul ei ole vajadust pesta neid värvilisi asju eraldi värvilise mingi pesuainega, et mina pesen nad ühesõnaga segamini, et ma pesengi valget, pesen eraldi ja siis ma panen seda doktor Beckmanni seda valget pulbrit nii-öelda sinna sisse või siis äädikat näiteks. Nii, Heleri, sul on käsi üleval?
tahtsin küsida selle pesukuivatuse kohta, et sul on see karussell Lifehacki oma vist, et ma mõtlesin ka selle peale, aga nagu minu põhiline on see, et ma olen lühike inimene, kui kõrge ta on või kuidas seal nagu kuivatamine. Sa mõtled nüüd ühesõnaga seda pesukarusselli, mis õue panna, on ju? Tead, ta on täpselt nii kõrge, kui sügavale sul on võimalik seda maa sisse keerata. Ehk tal on kaasas juba selline nii-öelda kruvi, mille sa keerad maa sisse ja sinna peale paned sa selle pesukarusselli, on ju. Kui noh, minul näiteks nüüd Ragnar keeras ta hästi kõvasti, hästi võimalikult sügavale ja selle võrra on ta allpool. Kui sul on võimalik minna kuskile poodi, kus nad on selles avatud versioonis, ma ei tea, kust kohast see pärit, et Pärnus näiteks on Ursuse enda siis Lifefighti maaletooja poes on nad lahtisel kujul olemas, et sa näed seda ja samas kui sa näiteks Kodushopi lehel, oota, ma panen korra siia karussell, kas ta näitab siit seda kõrgust, et Lifefighti ja Dr. Beckmanni sihuke kus kõik on nende tooted müügil on kodushop.ee seal poes ja seal on väga hea info alati kõikide toodete juures. Ma vaatan korra, siin on mõõtmed 225, aga vot ma ei tea nüüd seda. Ühesõnaga, ma soovitaksin sul sealt lugeda, võib-olla seal on päris palju infot ja võib-olla sa võid mulle Instagrami kirjutada, korra märku anda, ma saan kas või ise tootjalt küsida seda, et mis ta see kõrgus on või ma lähen õue pärast mõõdan enda oma pealt ära, et anda sulle märku, et mina ise olen 171 sentimeetrit pikk ja mul ei ole probleemi selle üles nii-öelda saamisega, et ta ei ole nii kõrge. Ma olen alla 1,60, nii et nagu ma eeldan, et mul on redelit vaja nii või naa. Ostad selle väikse selle, mis ta on see astmetega see trepp või see vaata. Et aga ma võin sulle pärast ära mõõta, aga pane mulle näiteks Instagrami mingi märge, et ma saan sulle sinna vastu kirjutada siis, et sa sellel teemal siin vestlushommikul juttu tegid. Nii, ma korra vaatan veel, Heleri kirjutab, mul on see hall lapse pesukorv näeb välja küll sarnane, mahutab sellise hea 2-aastase lapse pesumasina täie riideid. Ma eeldan siis sama Kurveri oma. Nii, Kairit, ma pesen laste asju eraldi, suurem veel ise oma asju ei pese, aga selleni tahaks ka mingi aeg jõuda. Lisaks on neid asju nii palju, et sellest ühest jääb väheks. Mees korjas oma asju juba mesumasina kõrvale põrandale ja see hunnik mulle üldse ei meeldinud. Must pesu ei saagi kunagi otsa, kogu aeg tuleb peale. No minul näiteks seda probleemi ei ole üldse, ma ei tea, kas ma tõesti pesen nii tihti pesu, kui ma tegelikult ei pese. Et meil on see nädal me oleme 4 on ja järgmine nädal me oleme, nädalavahetusel me oleme 5, aga see suurem tüdruk meie juures nagu pesu üldjuhul ei pese on ja järgmine nädal me oleme jälle 5, et ma ei tea, mõnel muidugi on see pesumajandus on ulme ja vaata, mida väiksem laps, seda tihedamini sa neid riideid vahetada ja ma mäletan seda beebiaega, siis oli mul ka, ma arvan, hullumaja. Ma õnneks ei mäleta seda aega. Nii, ja Liine kirjutab, mul on ka tunne, et seda pesu kogu aeg on, kui tekib korraks hetk, et pesukast on tühjad, siis järgmine hetk on juba jälle sinna midagi tekkinud. No need USA need YouTuberi maamad, keda mina jälgin, on ja, nendel on ka mingi loogika, et nii iga päev üks masinatäis on ja kuidas nad ütlevadki, one laundry a day või mingi keeps the mess away või midagi nad ütlevad selle kohta ka. Et seal võiks ka olla see, proovi endale mingi süsteem luua, on ja, kas näiteks õhtul pesema või hommikul teedki ühe masina, on ja noh, ma ei tea, mida uuem masin teil on, seda loogilisem on see, et ta kaalub ise ära, palju sul seda pesu on ja ta võtab selle energia ja vee koguse selle pealt. Et sellepärast ärge, ma arvan, muretsege, et liiga palju kulutate. Nii, Kairit ja meid on 4, ma ei tea, mida teevad veel suuremad pered. Liina, meid on 5, Caitlin ka 5. Ja Merle kirjutab, meil on hetkel 3 ja kohe 4. Ja no pesumajandus on alati lõpmatu, pesema panemine veel, aga nende pisikeste riiete voltimine hiljem. Ja voltimisel on see nipp ka, et kui sul ei meeldi voltimine, minu nipp punkt 1 on see, et kui pesu on ära kuivanud, kas sa võtad ta kuivatist või pesuresti pealt, paned ta pesu korvi sisse, paned ta endale, ma ei tea, elutuppa diivanile, magamistuppa voodi peale, et sa tekitad endale selles mõttes natukene nagu kohustuse, et sa ei lähe enne voodisse magama, kui sa voldid nad ära, on ja. See ei võta tegelikult väga kaua aega või see, et kui sa paned elutoa diivanile, siis pane endal see mingi Friends või mingi asi mängima ja selle pealt sa nagu teed ikkagi palju
issand, mul on kass kuskil siin kinni. Mjau-mjau. Et selle pealt sa teed, ma arvan, palju rõõmsama meelega seda voltimist ka, et ta läheb nagu mööda minnes. aga no ma saan aru, mõnele üldse ei meeldi pesude voltimine. Reelika jätkab töölainel. No muidugi, muidugi. Reelikast ma veel natukese aja pärast räägin. Oi, meil ongi kell juba 10 saanud. Aga oota nii, kus me olime nüüd? Me olime väikelaste ja asjadel, rääkisime ära. Siis me rääkisime pesudest. Räägime veel ära selle, millest siin osad ka rääkisid, oli magamistoa riidekapp. Kuidas saan asjadest loobuma, kogu aeg panen neid ikka kappi tagasi ja üldse see riidemajandus, kes ütles, et neil on riideid palju ja nii, laseme Sonja välja. Ja et sellega on segadus, et no nagu ma olen, kes on mind jälginud ja kes on raamatut lugenud, siis ma olen alati ütlenud ka seda, et see hulk ei ole tegelikult oluline. Et ja see, noh, ta on oluline, aga kui ta hakkab sulle nagu silma, et mul on nii palju, liiga palju asju, kui sa ise tunnetad, et sul on liiga palju asju, siis see ongi sulle see peeglisse vaatamise hetk, et okei, mul on nii palju teksapükse, mul on nii palju kleite. Et tegelikult see ongi see peeglisse vaatamine, et okei, järelikult sa tahad ju neid vähendada. Ja kui sinu jaoks on ikkagi eesmärk natuke neid asju vähendada, siis sul ongi vaid kättevõtmise asi, et hakka asjadest loobuma, on ju. Mille alusel sa asjadest loobud, see on nüüd omaette selline, ma ei tea, psühholoogiline protsess, milleni sa pead jõudma, et ei oleks seda stressi, et ei oleks seda, et oh my god, need asjad maksid nii palju, sest alatihti on see hind ja väärtus on see, no rahaline väärtus on see, mille pärast me asjadest ei loobu. Ja riided, noh, täpselt samamoodi, et mina olen ka väga nukker, et mul on paarisaja eurone pintsak on ja millel mul on plekid peal ja nüüd ma mõtlen juba aasta aega, et kuidas ma selle nagu korda saan. Aga ma võtan selle, mul on üks väike nipp on, ma nüüd võtan selle ka veel kätte. Ja ta on veel siuke pintsak, mida sa ei vii keemilisse ka, sest seal peal on kirjas, et mitte teha märjaks, mitte pesta. Ma ei tea, kuidas ma siukse asja olen ostnud, on ju. Aga ma olen seda keemilisse viinud, et sealt ei tulnudki maha, on ju. Aga noh, jällegi tuleb see hind, et loll olin, et ostsin roosa pintsaku endale kunagi. Nii kalli, aga noh, vigadest ehk õpitakse, on ju, rohkem ma pole ostnud ka. Et mida hinnalisem asi on, seda raskem on meil asjadest lahti öelda, on ta riie või on ta, ma ei tea, mingi tehnikavidin või käekott või ehe, on ju. Aga hind ei ole see, mille pärast sa peaksid võib-olla ennast ja enda kodu koormama. Nii, Liina, annan sulle sõna. Mina avastasin enda jaoks sellise süsteemi asjade loobumiseks, et mul on garderoobis üks selline kas paberkott või ühesõnaga mingi kott, Jah, kuhu ma siis korjan aeg-ajalt, vaatan enda kapist, satub midagi näppu, vaatan, kas enam ei mahu selga või, või siis enam ei meeldi. Ja noh, mis on nagu korralikud, et ma panen need sinna kotti ka lasteriided, mis on väikseks jäänud ja mis enam edasi ei liigu kellelegi. Et ja siis, kui see kott täis saab, siis ma lähen viin sinna riidekogumiskasti või kuskile, meil seda uuskasutuskeskust siin Raplas ei ole, aga, aga jah, et siis niimoodi ei teki seda mingit kuhja, vaid et nagu jooksvalt ma kogu aeg nagu panen ära ja viin ära. ja Et see on päris hästi on toiminud. väga äge, kas sa nagu ise lambist võtsid selle kasutusele või kellegi pealt nägid seda nippi? Ei, ma vist ei näinudki, ma lihtsalt hakkasin ka ja mul on veel teine kott ka, et kui mul on sõbrannale annan lapse väikseks jäänud asju, et siis mul on nagu siukene, ma ei tea, ise tulin selle peale Väga täitsa. tubli, vaata vahel ongi see, et ise leiad selle lahenduse, mis sulle nagu sobib, onju, et mina kusjuures olen ka kasutanud sedasama nippi, et enne mul oli ka paberkotid seisid, kui ma elasin lasteisaga koos garaažis. Ja see lihtsalt on niimoodi, et ühest uksest sai õue minna, esik ja teisest uksest oli garaaž ja mul oli kohe garaažis see kott, onju. Et ma teadsin, ma panen kohe sinna ja kui ma teadsin, ma hakkan Pärnu linna minema, et sõidan päris linna sisse, et ma lähen kuskile sinna uuskasutuskeskuse juurde, et ma saan ära visata, siis ma haarasin ta kaasa. Nüüd mul on see loogika, et mul on need kotid on autos. Nüüd mul praegu ongi 2 kotti, täna hommikul ka veel ma korrastasin köögis ühte kappi, kus olin neid joogipudeleid, on ju, mida igale poole kaasa veetakse ja ma ei tea, millegipärast meil neid koguneb koju. Ja siis ma olin nagu lastele nii, kes mida kasutab. 3 joogipudelit lihtsalt sain kodust ära. Jällegi hea tunne, sest et esiteks me ei kasuta neid. Lapsed ütlevad, et okei, nendele ei meeldi, nemad nendest ei joo ja panin nad kohe endal sinna autosse ära. Nii et kui ma nüüd Pärnu kesklinna sõidan, mul on alati kohe mõtlengi, et ma lähen sinna, ma viskan selle koti ka ära, meil on õnneks see 24 hashi see maja, vaata, et ma saan sinna iga kell nii-öelda ära visata.
aga super, Liina, et sa jagasid, kui kellelgi ka on see asjadest lahtilaskmise nippi vaja, siis võtke ka äkki kasutusele, kui on võimalik niimoodi kuskile koti sisse koguda. Merle veel kirjutab, see voltimine toimub mul ainult siis, kui ma olen üksi ja panengi mingi meeldiva sarja või filmi taustaks, sest kui peaaegu kolmene on kodus, siis ta tahab väga aidata, mis lõpeb sellega, et ma pean kõik pesusid mitu korda voltima. Täiesti arusaadav. Liina vist noogutab kaasa, tal on sama asi. Nii, ja Heleri, riiete kogus. Mul on 2 poliitikat. Esimene, riidekapis on asjad järjest, mida olen kasutanud, läheb paremale ja aasta pärast vaatan asjad, mis vasakul, ei ole aasta jooksul kasutanud. Enamus neist, välja arvatud pidulikud kleidid, lähevad minema. Väga hea, et sul siuke loogika on või siuke nipp, et osad kasutavad veel seda, et see riidepuu konks on ühtepidi aasta alguses, ei, tagurpidi on aasta alguses, ehk ei ole nagu mugav võtta ja siis, kui sa hakkad kasutama, siis sa paned alati õiget pidi tagasi, on ju. Ja siis mingi aja pealt vaatavad, ahah, kõik need, mis on tagurpidi konksuga, et need siis äkki lähevad kodust ära. Nii, ja Heleri teine nipp on riidekapp on täis, kui ostan miskit uut, tuleb millestki loobuda. See on ka väga hea nipp. Mina ka kasutan vahepeal seda nippi ja alles hiljuti ma paningi ühed mustad teksapüksid, mis enam jalga ei istunud nii nagu tahaks. Panin sinna uuskasutuskeskuse kotti, läksin poodi, ostsin endale uued täiesti mugavad, imeliselt istuvad ja milles ma tunnen ennast hästi, sellised teksapüksid. Midagi eest ära ja mul on see ruum limiteeritud, mul ongi reaalselt nii palju, ma ei tea, meeter jagu, on see paks mööbel on ja meeter jagu on riidepuuruumi mul ja siis mul on 4 sahtlit ja Ragnaril on täpselt sama palju, aga tema kasutab 2 sahtlit ainult, et tal ei ole rohkem vaja. Nii, Merle, esimene nipp on nii hea, et pean ka kasutusele võtma. Tegin just oma kapis suurpuhastust ja ikka hakkad kahtlema, kas kannad või ei. Kui näed füüsiliselt, et pole kandnud, siis lihtsam. Voh, väga hea, Heleri, näed, sa suutsid olla kellelegi väga hea ja kasulik. Nii et Merle võtab nipi kasutusele. Ja nende riietega on tõesti see, et ma ei tea, ärge keskenduge sellele, et kas ta on sul hinnaline või ma ei tea, sõbranna andis, et pean alles hoidma. Võtke see esimene raamat kätte ja siin on ka mõned nipid, kuidas, ma ei tea, loobuda natukene, kui sa hakkad korrastama, siis mida rohkem sa nagu korrastad erinevaid neid kategooriaid järjest, siis sa rohkem hakkad aru saama, mille alusel sa asjadest hakkad loobuma. Kui on see loobumine on eesmärk, on ja, või üldse, mille järgi sa hakkad neid süsteeme enda kodus looma. Kui mingi süsteem võib-olla kohe ei toimi, kas või see, et sa paned ma ei tea, asjad näiteks sinna korvsahtlitesse ilma kastideta või nende karpideta, sulle alguses ei meeldi, võib-olla pärast sa tunned, okei, vajaks natukene muutmist, paned siis näiteks need karbid on ja kui pärast ka ei meeldinud, võtad ikkagi tagasi, et see süsteem, mis sa endale lood, sa ise enda pealt lihtsalt näedki, kas see toimib sulle või ei toimi ja kui sa lood seda süsteemi kellegi teise jaoks, näiteks ütleme mehe jaoks või laste jaoks, siis vaata ka, et kas see on nagu, kas sellel on pointi või ei ole, et kui ma enne Ragnaril neid T-särke voltisin, siis ma sain aru, et jumala pointless. Sest et ta tahaks osata neid kokku panna nii nagu mina, nagu ta mul siin pesudega vaatas otsa, et kuidas see käib, siis ma nägin, et jumala pointless. Riide puu peale, lihtne, ise paneb ja kõik on korras ja lihtsalt näita talle ette, et sinu riided käivad niimoodi, et see pilt on siinpool, et kõik oleks nagu, ja need on värvi järgi, see on muidugi minu see soov, aga ta teeb ilusti kõike seda. Mitte, et see mind hullult nagu kuidagi morjendaks, kui ta seda ei teeks, aga ta on endal ka loogilisem võtta, vaata. Vahel natukene peab meestele põhjendama ka, miks ma midagi nii panen. Nii, Heleri peab kahjuks varsti põgenema ootamatult, kuna iganes arst mu sisse kutsub. Ahah, oli tore hommik. Aga Heleri, kirjuta mulle kindlasti Instagrami ja Heleri, ma ütlen kohe ära, sina aga said täna endale väikse kingituse, et kirjuta mulle Instagrami ja siis seal me saame täpsemalt suhelda, et sa saad natukene meie elu aja planeerimise nänni ja ma loodan, et sul emma-kummat ei ole, et ma annan sulle valida, kummat raamatut sa endale sooviksid, et anna mulle Instagramis endast siis märku ka. Jah, väga tore, et kummat raamatut sa endale sooviksid ka võid märku anda. Sa oled vist veel helisi. Mul on mõlemad olemas. Sul on mõlemad olemas, aga siis sa saad kellelegi ära kinkida. See on ka võimalus. Ma arvan, et ma võtan seda originaali. Selle? See on kindlasti. Selle? Jah. Okei, ma panen selle sulle kõrvale, et siis sa saad kellelegi kingita teha. Aga aitäh sulle, et sa olid videopildis ja helis meiega, et täiesti uus nägu minu jaoks ja ma loodan, et edaspidi oled ka meiega. Ja ma püüan tööajas siin käia. No väga tore ja kellel ei ole võimalik, siis alati saab tagantjärele ka kuulata, vaadata.
nii, kohe vaatan, Monika kirjutab, mina kuivatan mehe tööbluuse riidepuul ja tõstan siis kappi. Ja see on ülihea nipp. Ma kuidagi selle kolimisega siia Ragnari juurde, mis oli 1,5 aastat tagasi, olen selle nipi nagu ära kaotanud. Varem ma panin kõik laste pluusid nagu, et kui lapsed tõid pesusid pessu, siis ma ütlesin, tooge nagu pluusid ka, et paneme kohe need pluusid ka nende riidepuude peale ja siis saate kohe hops panna sinna riidepuu selle hoidiku peale, onju, stange peale. Aga nüüd ma olen ise nagu ära kuidagi unustanud selle, aga nüüd viimane kord, kui ma pesin, samamoodi ma panin enda selle Meie Elu Ilu pusa ja Raki enda firma logoga pusad panin kõik kohe riidepuu peale kuivama, siis ei tule ka neid mingeid triipe ega mingeid rante ja see on väga hea nipp, nii et kes tahab, võtab ka Monika nipi kasutusele. Aga me oleme saanud enamus asjad siin räägitud, mis vähemalt noh, nii vähe tegelikult, mingi 4 teemat ainult, aga noh, me lobisemegi liiga palju. Et mina vähemalt lobisen liiga palju, aga mul on väga hea meel, et te chatis kirjutate, kes ei saa või ei taha olla videos või helis siin laivis kohal, aga ma väga tänan, et te kirjutate ja kes on ka pildis olemas, et Liina ja Reelika alati ja täna ka Heleri, et mul on ülihea meel, et ma ei pea siin üksinda olema ja teile nii-öelda seda tsirkust tegema, onju. Et super, aitäh teile. Järgmisel korral, nagu ma alguses ka mainisin, me keskendume siis koristamisele. Ja ma korra vaatan, kas mul on siin, ma panen siia vestlusesse, ma panen hiljem ka igale poole ühe lingi. Te võite ära klikata, kes tahab, et kui teil on koristamise teemal mingi murekoht kodus, isegi kui need on need samad aknad, andke vähemalt märku, kas mida te näiteks olete kasutanud, kas teil on mingi mure mingi asja puhastamisega, kui kellelgi on väga mingi spetsiifiline pind või koht, millest on võimalik ka pilti teha, et näidata näiteks, mis on see mustus või mis on see plekk või mis on mingi ruum, et mis vajab puhastamist, et siis te võite selle mul eraldi panna Instagrami või meili peale saata, et ma igalt poolt selles mõttes saan kätte. Ja kindlasti ma vastan ka, et kui te ei ole kuskil mingit vastust saanud, siis ma kindlasti vastan, et siis tulistage peale, aga ma üldjuhul saan ikkagi kõik teie kirjad kätte. Et pange neid pilte või neid murekohti või küsimusi just koristamise teemal mulle ja Reelikale, et Reelika on aastaid puhastusmaailmas olnud, ta küll on Soomes, aga tal on kogemust rohkem kui minul. Mina olen see kodukasutaja, kes nüüd ka loodetavasti enne järgmist vestlushommikut teeb ära eksami puhastusteenindaja juhendaja tase 4, mille mul eile Ragnar ära tegi. Ma sain olla siis see, keda ta juhendas seal, ehk siis kamandas mind koristama, võt sükest asja pole enne olnud, on ju. Meie kodus vähemalt, et tema sai selle taseme kätte, mina tahan ka seda saada ja need teadmised, mida ma praegult sealt puhastuskoolituselt saan, ülivajalikud. Ma tahaks lihtsalt anda nagu seda edasi, et ei pea olema neid vahendeid nii palju, neid aineid nii palju, õiged vahendid, õiged ained minimaalselt ja see teadmine, mis mustus, mis pinnal on ja kuidas sellel pinnal võid sa mingit ainet kasutada, kas sa üldse võid seda ainet kasutada ja kuidas. Ja kas on pärast vaja näiteks, ma ei tea, loputust või puhastust veel spetsiaalselt, et sellest kõigest me järgmine kord räägime Reelikaga, aga kindlasti, et pange kirja mingid murekohad, kui kellelgi on, või lihtsalt, ma ei tea, kirjutage ühesõnaga koristamisest või teil on endal mingi nipp või mingi ülihea aine, on ju. Et ma ütlen, et koristamisel ka ei ole seda ühte ainuõiget viisi, sest mina ei ütle, et sa teed valesti või ainult mina teen õigesti, et mina lihtsalt tahan jagada seda, mida mina olen kursusel õppinud ja ka enda kogemuse pealt, mis minu jaoks toimib ja mida minu loogika ütleb, et see on see minu jaoks õige. Aga mis on sinu jaoks õige, et seda sa loomulikult võid ka jagada, et ei ole vahet, mida sa kasutad, kui sa tead, et see sul maksimaalselt midagi ära ei riku ja sa saad sellest kasu. Aga kindlasti siis jaga meiega seda. Ja meie järgmine vestlushommik toimub nimelt siis nii, et nagu ma ütlesin, mul on see kiire, tegelikult ei ole kiire, aga lihtsalt mul on veel siin kool ja ma hakkan praktikal käima ja kuna mu praktika on esmaspäevast reedeni ja niimoodi kella 8-st 5-ni, siis me otsustasime Reelikaga, et me teeme selle vestlushommiku sellisel päeval, kus ma ei tea, kõik eestlased vähemalt on kodused. Vähemalt nad ei ole tööl,
see peaks olema vaba päev. Ehk siis jaanipäeval, võidupühal, tähendab täpsemalt, 23. Hommikul kell 9 ma ajan teid kõiki siia Zoomi, et tulla kuulama, tulla jagama ja kes ei taha või ei saa sellel vabal päeval tulla, ma eeldan, et ikkagi on vaba päev ka teiste, et siis loomulikult saate järel vaadata seda YouTube'ist, kes tahab veel seda mingit motti või indu või teadmisi, et vaadake neid eelmisi vestlushommikuid ka, kunagi nad toimisid õhtuti, siis nad olid vestlusõhtud ja mul seal YouTube'i kanalil on erinevaid videosid, kuidas midagi puhastada, ma ei tea, nõudepesumasinat, pesumasinat, praeahju, ma ei tea, noh, see kummiga lina voltimine oli, et selliseid nipivideosid on seal ja ka neid koristusmotivatsiooni videosid. Et minge vaadake sinna ka, kes tahab veel natukene või pange kas või see, et panete kõrva, saate kuulata lihtsalt, nagu oleks väike podcast. Ja äkki saate ka mingit nippi, et oluline ongi see, et kõik, mida te endasse läbi sotsiaalmeedia ammutate, sellest peaks olema kasu, mitte me ei tarbi seda lihtsalt niisama. Ja minu eesmärk see sotsiaalmeedias on, et kui ma tahan teha endal pühapäeval netivaba päeva, mida ma see pühapäeval tegin üle väga pika aja niimoodi, et ma reaalselt võtsin välja nii wifi kui mobile data enda telefonist. Ma tahan seda edaspidi täpselt samamoodi teha ja kunagi ma tegin seda, see on lihtsalt läinud nii-öelda nagu lappasse. Siis sellel ajal, kui ma olen siin internetis olemas, siis ma tahan nagu kuidagi kasulik olla teile ja teistele ka, et see on minu eesmärk ja kui must jääb vahel puudu, et mind mingi päev ei ole, siis seal YouTube'is ma olen ikka olemas, et minge vaadake neid videosid, ma ei tea, kui palju seal seda ajalist vaatamist on, aga üks video päevas saan ikka natukene motiveerida teid. Et jätke siis neid probleemseid murekohti koristamise teemal näeme 23. juunil esmaspäeval kell 9. Kellega ei näe, saab tagantjärele vaadata, muidu ma olen ikkagi Instagramis olemas ja ka mujal nüüd ka TikTokis, nii et kes on TikToki fänn, siis sealt leiab ka mind, aga mitte nii palju kui Instagramist või Facebookist, et see Instagram on minu põhiline kanal. Aga ma ei saa ajaga maha jääda, nii et ma pidin sinna TikToki minema, kuigi ma selles raamatus, mis Eleri endale sai, selles kirjutasin, mul ei ole kunagi TikToki kontot olnud, nüüd peaks vist paranduse tegema sinna raamatusse. Et tulge mind jälgima ja kirjutage ja küsige ja jagage enda nippe ka. Et mulle väga meeldib, et paljud täna enda nippe jagasid ja teised said ka sellest kasu, on. Ja minge nautige ilma, meil Pärnus on pilve pole, on täitsa sinine taevas, ise ka plaanin enda kontori õue nüüd liigutada, et natukene saada päikest ja seda positiivsust veel rohkem, et hakata enda nädalaga kuidagi rohkem pihta, et eile oli siuke kodust eemal olemise päev. Aga suur-suur aitäh teile, kes olid kohal, kes rääkisid, kes niisama kuulasid, sest see on ka väga oluline faktor siin ja kes siis tahab, saab alati uuesti järele vaadata neid asju. Aga näeme 23. kell 9 esmaspäeval ja panen igale poole infot ka ja alati siis see link on sama, nii et ärge muretsege, kui teil kuskil on see link salvestatud, siis te saate alati selle lingiga tulla. Nii et 23. juunil esmaspäeval võidupühal näeme veel enne jaanipäeva, enne jaanilõket. Et olge mõnnad ja näeme juba varsti, vähem kui 6 aja pärast. Ja näed, Liina läheb voodipesusid pessu panema. Tubli, ma lähen vaatan ka, mis ma veel kodus teha saan. Aga ilusat päeva teile ja tšau-tšau!